Tere! Minu nimi on Jaanika Elistratov ja mina olen Vitsa asutaja ja tegevjuht. Ja selles videos näitan teile, kuidas Vitsa hõlpsasti üles seada ja seda kasutama hakata. Ma eeldan, et kui oled juba selle pildini jõudnud, siis ilmselt on su kasutaja juba loodud ja saamegi juba ülesseadmisprotsessiga edasi liikuda. Esimene ülesanne, mis on vaja ära täita, on, kuidas töötajad Vitsa saada. Ja töötajate üleslaadimiseks või lisamiseks on meil tegelikult 2 moodust ja üks variant ongi siis töötajad üles laadida ükshaaval ja selleks on vaja ära täita siis erinevad väljad. Siin isegi küsib, kas on töötajal isikukaitsevahendid ja tervisekontroll vajalikud. Selle alusel lihtsalt Vits teab, kas ta peab meelde tuletama midagi või mitte. Kindlasti on olulised telefon ja e-post, selle alusel käib juhendamiste ja isikukaitsevahendite elektrooniline kinnitamine. Aadress, kodakondsus ei ole esialgu vajalikud, kuid võivad osutuda vajalikuks, kui on vaja tööõnnetuse raport täita, sest tööõnnetuse raporti täitmisel süsteem võtab kõik andmed siis töötajate ankeedist. Ja keel on vajalik selles, et kui näiteks töötaja on ingliskeelne või venekeelne, siis temale minevad kirjad on temale siis emakeeles. Kuid kui te olete täitsa uus kasutaja, siis meie tegelikult soovitame lisada töötajad üles Exceli failiga. Ja näidise saate alla laadida siit, ehk siis võtke see sama Excel, täitke see ära töötajate andmetega ning laadike see Excel ülesse. Ja minul on siin juba eeltöö selleks tehtud, võtan siit töötajad, panen need süsteemi ülesse. Nii. Ja töötajad on siis üles laetud ja näitab siis teile seda pilti. Nii, ja mida see pilt siis teile siis täpsemalt siis ütleb? Ehk siis süsteem palub teil üle kontrollida, kas need on need osakonnad ja need inimesed, keda te tahate siis üles laadida. Kui te näete, et midagi on valesti, näiteks mulle see osakond siin eriti ei meeldi, siis saate lihtsalt selle kliki siit maha võtta ja jätta seda osakonda üles ei lae. Samamoodi, kui näete, et mingi mure on töötajatega, siis samamoodi saate lihtsalt maha võtta ja ta üles ei lae. Aga kui olete üle kontrollinud ja kõik on õige, siis valite impordi töötajad ja esimese asjana näetegi, et töötajad on üles laetud ja kõikide riskiindeks on 10. 10 tähendabki siis seda, et tegemist on uue töötajaga ja temaga ei ole veel mitte midagi tehtud ja seetõttu see on teile hea indikatsioon, mida siis kõike tegema peab hakkama. Aga liigume järgemööda. Kui töötajad on üles laetud, siis teine tegevus, mida te võiksite teha, on laadida üles juhendid. Ja juhendite üles laadimine ka jällegi väga lihtne. Juhenditele täidate ära kõik vajalikud väljad ja lisate juhendi. Igale juhendile saab lisada videolinki, igale juhendile saab panna testküsimused. Ehk siis töötajal on võimalik siis selle põhjal saada lisaks juhendile ka video, mida vaadata ning ka link, kust siis videot vaadata. Minul on siis siin kontoritöötaja ja ohutusjuhend, valin siis ametikohad, millele on see vajalik, saan valida 1 või mitu ja lähen edasi, saan valida vajadusel keelt. Keel eelkõige siis tähendab seda, et kui see juhend on näiteks vene keeles, siis ainult venekeelsed töötajad saavad selle juhendi. Siis kinnitamise kuupäev, juhendaja, kui on vajalik, otseselt ei ole see enam vajalik, aga kui tahate, et juhendaja saaks meelde tuletuse või teavituse, kui töötajal on juhendamine läbitud, siis võite juhendaja siin välja tuua. Samamoodi, kui te tahate teha kordusjuhendamisi teatud intervalli tagant, saate samamoodi selle märkida ja siia saate panna siis igasuguseid videolinke ja nii edasi. Nii et mida mina siis teen, mina siis panen omale siia üles siis panen siis üles juhendi, nii olemas. Ja järgmise asjana panengi siia mõned testküsimused. Näiteks kuvari kauguse kohta, kui kaugel peab asetsema kuvar. Nii, salvesta, panen valikvastused 50–60 sentimeetrit ning lisan järgmise valikvastuse, pole oluline.
ja panen siia ka, mis on õige vastus, panen siia ka seletuse, näiteks, et sellel kaugusel on silmapinge kõige väiksem ning silmadele mugav näiteks. Ja siia saab ka vajadusel pilte panna ja kui see küsimus on valmis, panen salvesta ja vajadusel saangi siis lisada ka uue küsimuse. Aga ongi kontoritöötaja ohutusjuhend üles laetud, panen siia mõned juhendid veel. Näiteks ohutusjuhend akutrellile, et ühesõnaga täidan ära jälle kõik vajalikud väljad, panen siia kordusjuhendamise aja, näiteks 2 aastat. Vajadusel jällegi saan panna videolingi. Ja kui video on olemas, panen jällegi, pean üles laadima dokumendi ja selleks, et dokument siis üles laadida, ilma dokumendita ei laseta teil lihtsalt seda salvestada ja siis panetegi salvesta. Nii, ja mis veel, paneme ka mõne isikukaitsevahendi siia. Näiteks meil on siis töötaja, kes vajab kiivrit. Panete siia mõne tehnilise spetsifikatsiooni, et mis siis kuvab eelkõige neid omadusi, mis sellel isikukaitsevahendil on. Paneme ametikoha, kellele see on vajalik. Jällegi, kui te panete mingit materjali, te saate ka keelt panna. Kui isikukaitsevahend on vabalt kättesaadav, saate ka selle ära märkida, siis ta ei palu teil koguseid määrata ja nii edasi. Ja kasutusaeg. Samamoodi saate jällegi panna videosid, et õpetada, kuidas näiteks kiivrit siis kasutada. Saate samamoodi lisada ka testküsimusi ja siin dokumendi lisamine ei ole kohustuslik. Panete lihtsalt salvesta. Nii, ja mis siis nüüd on juhtunud? Need on põhisammud, mis on vaja ära teha, nii et nüüd, kui te vaatate, et te näete riskiindeksid, kui teil on siin antud juhul, meil on üks tehniline töötaja, lähete riskiindeksi peale ja näete, et töötajal kinnitamata juhendeid, kinnitamata isikukaitsevahendeid ja talle ei ole ka riske määratud. Lähete nüüd mõne kontoritöötaja juurde, siis te näete seda, et tal on kinnitamata juhendeid ja töötaja ametile ei ole riske määratud. Ehk siis vastavalt sellele, mis sorti töötajaga on tegemist, mis omadused talle on määratud, siis ta hakkab teile ka meelde tuletama. Näiteks, kui me lähme ka siia töötaja ankeedi peale, paneme muuda, siis me tegelikult näeme, et sellel töötajal ei ole pandud, et tal on isikukaitsevahendeid vaja ja seetõttu süsteem ei küsigi temalt isikukaitsevahendeid. Nii, aga üks asi, mida siis tegelikult süsteem välja tõi, oli see, et töötajale ei ole riske määratud. Igale ametikohale tuleb riskid määrata ja selleks lähete siis ametid ja siin ta näitab teile kõik ametikohad ning te peate põhimõtteliselt siis läbi käima, panema igale töötajale riskid. Näiteks siin on sundasend, siis sundliigutused, nii, ja põhimõtteliselt panete salvesta. Nii, ja kui te lähete järgmise kontoritöötaja juurde, kellel on täpselt samasugused riskid, siis tegelikult on teil juba võimalik need omale siin valida ja panete salvesta. Ja võtame ka meie tehnilise töötaja ja tehnilisel töötajal muidugi on ka suuremad riskid, näiteks müra. Siis on vibratsioon näiteks ja muidugi tal on ka ju sundliigutused ja paneme talle sundasendi ka ja ongi salvesta. Nii, lähme jälle töötajate peale tagasi. Me näeme, et riskiindeks on muutunud, sest et töötajatele määratud riskid. Nii, ja nüüd lähme vaatame siis, mis toimub töötajate siis kontodel. Ehk siis eelkõige me lähme vaatame, mis toimub kinnitamiste alla. Kinnitamiste alla siis luuakse töötajatele juhendamiste plokid, väljaõppeplokid ja kui tal on määratud isikukaitsevahendid, siis ka isikukaitsevahendid. Ja põhimõtteliselt, mida te siis teha saate, on kas märkida juhendamine kinnitatuks manuaalselt, te saate alla laadida PDF-i, printida välja, võtta allkiri ja näiteks skännida, panna töötajate dokumentide alla see ülesse või siis te lähete digitaalse kinnitamise teed ja selleks saate siis töötajale saata selle kinnitamiseks ja näiteks siin ta siis küsibki, et millisele meiliaadressile läheb see juhendamise kinnitamise kutse ning millisel telefoninumbrit peaks siis kinnitamine tulema ja põhimõtteliselt siis vajutategi saada. Ja kohe näitan, mis nüüd siis töötaja poolelt juhtuma hakkab.
Nii, ja töötaja saab siis sellise e-maili, kus tal on siis näidatud, millise juhendiga tema peab tutvuma ja sinna on ka link siis, kus ta nendele juhenditele ligi pääseb. Olgu öeldud, et kui töötaja enam teie ettevõttes ei tööta, siis see link muutub siis mitte aktiivseks. Ja antud juhul ongi siis töötajale avanenud tema juhendamiste vaade, kus ta siis selle näite puhul näeb siis juhendit ja ta näeb, et tal on vaja ka siin test ära täita. Ja põhimõtteliselt, kui tal oleks siin ka video, siis ka video oleks selles nimekirjas ja oluline nüüd ongi, et nagu te näete, siis kinnitamise nupp on kuvatud mitteaktiivsena, et ta peab põhimõtteliselt kõik läbi klikkama ja kõik nii-öelda läbi vaatama selleks, et juhendamine muutuks aktiivseks. Ja juhendamise kinnitamiseks siis olekski vaja vajutada nuppu kinnita, eesti keeles kinnita ja siis sellele telefoninumbrile, mis siin on määratud, tuleb siis SMS-koodiga. Ja kui SMS on tulnud, siis kood tuleb lisada siia kastikesse ja vajutada kinnita. Ja süsteem annabki siis märku, et juhendamise kinnitamine on olnud edukas. Ja kui töötaja ongi siis omalt poolt kinnitanud, siis tuleme siia vitsa tagasi ja vaatame, mis siis meie poolel juhtus. Nimelt siis töötaja kinnitas oma juhendamise ja siin ongi siis näha, et juhendamine on digitaalselt kinnitatud ja ta näitab ära ka milliselt meiliaadressilt ja milliselt telefoninumbrilt see kinnitus siis tuli. Saate lahti klõpsata, vaadata täpselt, mida siis ka töötaja kinnitas. Ja sama süsteemi alusel saate ka siis näiteks väljaõppe kinnitamiseks saate lisada kommentaare, samamoodi käib ka isikukaitsevahendite kinnitamine. Ja võikski öelda, et sellega ongi vits juba üles seatud. Järgmistes videodes räägin teistest funktsionaalsustest natuke täpsemalt, kuid põhimõtteliselt süsteem töötab teil ja saate juba hakata ise avastama igasuguseid erinevaid lahedaid funktsioone.